see on ikka huligaansus, ma pean ütlema. Inimesed ei oska vaba aega üldse kasutada. Kujutan teile ette. Anti 2 vaba päeva, inimesed on hakanud nüüd hulluks minema. Selle asemel, et puhata, ma ütleksin, raiskavad aega igasuguse tühja tähe peal. Näiteks möödunud pühapäeval sõbrad tassisid mind sinna, koht see nüüd oli, kunstimuuseumi. Ei, mina mõtlesin, see on muuseum nagu muuseum, ikka tuli välja, see on hullem kui püsti jalabaar. Kuuma toitu absoluutselt mitte mingisugust ei ole. See, ainult mineraalvesi, see meeste häda. Või see hääde meeste, ma tahtsin öelda. Seal üle tänava väikses baaris, seal oli vähemalt seljanka ja pulung oli ka pirukaga. Selles kunstisaalis ainult mineraalvesi. Nõmedus. Kuule, mami, siin on lõunavaeg. Piletid koju, toovad ise koju. Vot ma ütlen niimoodi, mul oli igaks juhuks oli kilekott oli või see võrk oli kaasas produktide jaoks, mul oli eluaeg võrk kaasas, no äkki antakse midagi. Ajalehed oli ilusti kaasas, panin niimoodi ilusti põrandale, et oleks tipp-top kõik puhas. Äkki valvuri heitjad hakkas inisema, kujuta ette. Kunstisaalis. Kuidas teil häbi ei ole, kuidas teil häbi ei ole. Isegi prilliraamid läksid tuliseks. Ma ütlesin talle vaikselt, ma ütlesin talle intelligentselt. Ma ütlesin, mis sa sisised, valge hiir. Mis asja sa sisised? Sa näed, mul on poolik käes, mul ei ole klaasi. No võtsin sealt ühe väikse vaasi. Mis tega ikka juhtub, see vaas on ju rauast. Kuidas teil häbi ei ole, see vaas on 19. sajandi Biedermeier. Ise sa oled üks Biedermeier. Ja vanait jooksis minema nagu tuulis pask. Ehmatas vist ära. Mul oli tead kaasas see konserv, no see räimtomatis. Tead, see on see kõige odavam, see on see 5 kopikat. Pärnu kalakombinat teeb, ega ma üldse konserv ei söö, aga see soust on hea. Pool tomatit, pool vett. Tahtsin konservi avada, ei ole avaja. No kujuta ette, kui kaugele me oleme oma kunstieluga läinud, meil pole üldse enam muuseumitest mingisuguseid konservi avaja. Kust ma käi otsinud, kuhu ma käi rooma, ei ole. Vaatan nurgalt seisab üks ratsanik. Ratsanik, hobune on seljas. Vastupidi oli. Vastupidi. Tahtsin konservi avajaks mingisuguse rauatüki haarata, äkki valvureid tuli tagasi, see valge kits. Ma ehmatasin surnuks, mul hakkasid käed värisema, konservipurg veeres Kalevipoja alla. Ma ütlesin, mis sa must nokid? Sa näed, kell on 2:30, mul ei ühtegi tulukest veel silmas. Ma tahan homme värskelt tööle minna, ma kultuurselt puhata, too mul üks punni vind. Kas teil häbi oli kunstisaalis, kas teil häbi ei ole, tarvitate alkohoolseid jooki, mis alkohol see on, issand. See on Bulgaaria vein, see on 12 kraadi, saad sa sellest aru? See on nagu kelluke. Ma hakkan klohmima mõnda põrandat, ma hakkan raua häirima. Siin on inimesed, kultuursed inimesed, tökat. Vanait jooks minema nagu tuulis pask. Ujutasin korgi pudelisse, tuju oli juba läinud. No mehed teavad, kui tuju ei ole, ta ei lähe alla ka jooks. Pime ruum ka, tohletan mööbel, istusin ühte tugitooli ja see vajus kolinal kokku. Pime ruum ka ja mingisugune raudrüütel seisis nurgas, võtsin selle terviseks. Räime tomatist sain kätega, kujuta ette. Antisanitaarses olukorras võtsin pooliku ära, panin kärsalikku. Ja et Kalevipojal oli mõõk, sain suitsuvorsti tükeldada. A Ordo Rüütel vaid mul otsa omal pead ei olegi ainult kiiver. Pissin käe sisse, tühi, kurat, ausõna tühi. Petavad inimesi, võtavad 50 kopikat museumi külastamisest, inimest pole olla. Kus juures keskaegne Ordo Rüütel, meie aegne saepurru oli sees.
aga see, kes hobuse seljas on, jumal, see oli kõva poiss. Kõva poiss, 1,5 tundi madistasime. Oda sain kätte, kilpi kurat kätte ei saanud. Tirisin nii, et nahk oli märg. Martsule, kunstimuuseum. Paks poolikut, paks mitte mingisugust lõbu, ma ütlen. Pühapäeva panin nahka. Kultuuri ei ole. Mis sa arvad, mami? Ei ole kultuuri. Ei ole.